tere! Niimoodi see Audi laua pealt maha tuligi, et aasta lõpp läks kiireks ja siis ma olin veel vahepeal haige ka. Eesmärk või plaan oli vähe varem seda üllitist teile näidata, õigemini see üllitistoota ja siis teile näidata. Aga nüüdseks on jah, Audi on laua pealt maas ja vahepeal on natuke progressi toimunud. Ütlen ausalt, et ega ma ei mäleta, mis siin viimati üldse näidatud sai, aga võib-olla hakkangi tagantpoolt ette tulema. Et see nüüd kõik, mis siin näha on, see on nüüd tehtud enne seda, kui see auto laua pealt maha tuli. Siis tagumine osa sai täitsa lõpuni nüüd tehtud. Siit nüüd peaks olema torudega kõik. Siin on veel vaja kerekinnitusi teha ja keevitada. Aga jah, see tagumine saba on valmis. Siia nurka, kus need torud kokku lähevad. Sinna on veel vaerukinnitus vaja teha. Siis siit on juba esimesed kerekinnitused. Siia äärde ja siia äärde ja siis siin all on väiksed kerekinnitused tulnud. Hetkel kõik on klekodega pandud, et see peaks saama selle kere siit ilusti maha tõsta. Need tagumised kinnituskohad, need sai tehtud täpselt siia kohta, kuhu kinnitub originaalstange, sest Ivo ütles, et tema tahab originaalstange tagasi panna. Ehk see koht siit. Et see tagumine saba on jah, siin on veel ära märgitud ilusti näha tsentrit, kus on tagasila tsenter. Siis siia kohta tuleb veel keevitada, on laseris valmis lõigatud, siia tulevad veel siis amordikinnitused, stabikas asjad. Teisel pool on siin veel väiksed mingisugused spikermõõdud mul kirjas. Ja siis edasi on valminud Ahvi puur või siis Ivo puur, et see siin ja nagu mingit see räägitud, siis see on peakaarest, et juht istub peakaarest täiesti taha pool ja siin on terve hunnik torusi, paar niisugust lihtsamat sirget peenikest toru on puudu veel, aga see on nüüd ilusti kõik istmejärgi tehtud. Siia hakkavad siis vööd kinnituma, see on õige kõrguse peal, siin on see lisakaitse toru, siia vahele tuleb veel see toru, et kuna see raam oli natukene huvitava kujuga, siis see toru tuli siit nurga all, et see on ilusti paralleelne, see on siit väikse nurga all, et ta ühendaks selle koha siit laiemalt ära. Ja siis sai hakatud seda topeltraami ehk siis nagu ülemist osa tegema ehk siis neid torusi. Siit on juba esimesed sidumised ka tehtud ja siin on nagu näha on paindega torud tehtud, et ta mahuks istmest ilusti mööda. Istmekinnitusi on ka siin näha. Et siia vahele tuleb veel sõrestikku siit kuidagi niimoodi ja sinna poole veel. Ja siis ka siin Ivo üks hetk käis tõi veel nitropudelite hoidiku ära. Siia umbes selle koha peal hakkab veel 2 nossi ballooni nii kinnituma. Peakohale on veel diagonaal tegemata, ukseristid on veel pooleli. Ja mootor ning käigukast on saanud omale kohale ja pooleldi kinni. Et siia siis Janise abiga sai toodetud selline paks alumiiniumplaat, 15 mm paksune, kus on siis topelt augud sees, et plokk kinnitub siia külge ja käigukast kinnitub siia külge. Ehk siis tänu sellele saabki Audi rida 5 ja Lenko, ehk mis on siis Chevy Bell housinguga, saab omavahel kokku panna. Mootori kaugus sai siit niisugune pool tunde järgi pandud, et esimese silindri tsenter on siis esisila tsentris. Et kuna see kast on niisugune suur kobakas, et äkki see siis nagu on hea niimoodi. Kastil siin on see tuletekk on peal, et kui mingid sädemed asjad on, et ei
teeks liiga, et kui seda kastida juba olete vist korra juba näinud, et ma ei hakka seda maha võtma. Ja siis sai siin tehtud sükene jäme mootori sidumine. Et siia allapoole sai siis Strengthsis tehtud kolmesed sükesed kõrvad, kus on siis läbiv bolt. Siit ma ei mahtunud lihtsalt puurima, et siis kui see plaat kunagi küljest ära tuleb, siin on center ära märgitud, siis saab läbi puurida. Ja siis sai tehtud sükesed ülsid, siit läheb bolt, on läbiv bolt ja kõik see ära seotud. Ja see on siis siit raamiga kõik igatepidi ära seotud, et see mootor siin vahel liikuma ei saaks. Nüüd on vaja hakata käigukast hetkel kannab siin selle toru peal, et raamil ja meatplate'il, siis sellel kinnitusplaadil ei oleks liiga palju pinget peal, et siis see aitab seal seda kanda natukene siin täpselt nende torude peal. Siis mingi hetk oleks vaja see toru siia flantsid panna, et ta läks politavaks ja siis saab sellele politavale osale teha siia siinid alla, mille peal siis käigukast hakkab ennast kandma. Siis nurkadesse sai tehtud kerekinnituskohad, siis sealt on näha, on sellised väiksed kerekinnitusplekid. Seal üleval nurgas on ja siia tuleb neid kohti veel, et seda kere ja toruraami on vaja nüüd omavahel ära siduda ja siis on vaja see osakond siit kõik tühjaks lõigata, et tekiks rehvile ruum ja siis saab hakata juba seda ukseplekki siia ette ehitama, nii et jääb ilusti. Ivo siin vahepeal käis ja kõvasti ehitas ninamudelit, et tuleks täpselt selline Audi 200 nina, nagu ta soovib. Tal on siin mingite asjadega väiksed oma erisoovid, et see saaks ilusti paika. Siis siin Ameerikamaa inspiratsioonist sai sellised pukid alla tehtud. Praegu kannab siit täpselt meatplate'i juurest, et kuna see on see üks põhiline raske punkt. Ja siis teine kandepunkt on siin nelilingi bracketite all. Et siin kohe ongi sellised kohad sisse lõigatud. Ja need ongi selle jaoks, et kui kunagi tahta ProJack kasutada, mis on siis tõsteseadmed ja pukid, mis on niisugune suures maailmas väga levinud, siis oleks kohe koht olemas ja ei peaks enam pärast juurde midagi keevitama. Need pukid sai veel nagu teleskoobina tehtud, kui on vaja põhjal siin pikemalt toimetada, et saaks auto kõrgemal tõsta. Aga praegult on üksinda väga mõnus liigutada seda autot. Ja see saba siin on jah, selline korralik torurägastik. Et tegelikult siia tuleb torusi kõvasti veel juurde, aga see põhiosa on tehtud. Et kuna läks natukene selle laua pealt tõstmisega kiireks, siis mul on veel see esisilla rakistus on siia raami külge pandud. Et aga see sai paika pandud, järeljook sai jäetud selline 8 kraadi peale vist. Ja külg alla rattal on 0. Ja siis selle järgi sai need asjad siin paika pandud niimoodi. Ja täna veel treisin ühe väikse selline lisavahetüki, et see oleks ka, see on nüüd siis sarniiri liigendi pesa. Ja siit küljest saab hakata õõtsa siis edasi ehitama raamini, ettepoole ja tahapoole. Ja siin on need ühed käänmikud, siin, mis on nüüd täitsa mu enda ülitis. Ta on siis PEM-i tükkide baasil ja nagu ma naeran, et siis ta on sellisele Ida-Euroopa drag racerile selline hea tükk, et sa saad amorti vahetada, sa saad osta odavama amordi, saad alustada odava amordiga, saad panna kallimat amorti. Siia autole said siis PC Racingu kahtepidi reguleeritavad amordid E46 kinnitusega siis siin on E90 politav
rattala kõrgusrummuga. Rooli otsa kinnitus on tegelikult polditav, et kui on vaja selle pikkusega mängida. Ja mõlema poole käänmikud on siis samasugused, et lihtsalt vastavalt, kuidas siis pidur siia külge polditakse piduribräket, mis pidi siis rooli ots siia kinni polditakse, et vastavalt sellele siis on kas parem või vasak. Pidurid ise on siis, see on hetkel E46 ketas ja E46 ja E36 on sama ketta ja suppordi kinnitusega, et siia on plaan panna E36 3x6 kettad, mis on siis õhuksed ilma vendita kettad, et kaalu alla saada. Ja teisel pool on täpselt sama asi. Siin on praegult, siia sai veel amordile siis pandud võimalikult pikad leevendusvedrud, et saaks lihtsasti hästi palju eralduskäiku juurde, ehk et kui nina tõuseb, et ratas saaks alla liikuda, ehk ratas saaks vastu maad olla ja nina saaks maksimaalselt palju liikuda, siis sai siin rihmaga see kogu elu niimoodi kinni tõmmatud, et see oleks õige maa peal. Ja pärast, kui auto raskuse all, siis see vedru veel natuke kokku läheb, siis sellest samast alumisest hülsist saab kogu amorti natuke kõrgemaks keerata. Lisaks siin üleval on siis need tükid, mis on korra juba näidatud, et siit saab veel lisareguleerimist teha või siis kas või transpordi ajaks kõrgemaks tõsta. Ja siit on nüüd natuke näha, milline see käänmik on keevitamata kujul. Et sükene tegelikult lihtne tükk, Strenks 650 tehtud. Siis mootor on ka omal kohal, nurgad asjad peaks nüüd kõik paigas olema, all on ka väike kaigas pantud, et natuke aitaks kanda hetkel, kuna ei ole ju paigas kõik veel. Nüüd oleks vaja samamoodi jälle härra Piiritalu abi, et me saaks siia ette teha plaadi, millest siis hakkab mootor raami kinnituma ja siis ka selle plaadi külge saab hakata kinnituma kui kvarteripump ja see plaat on siis originaalõlipumba asemel, et eks seda siis saab vaadata. Võib-olla tuleb ka siia strutbar, võib-olla mitte, et see nüüd hakkab olenema sellest mootori esimese kinnituse kujust, et kui palju see hakkab siis toestama seda, et need punktid ei saaks niimoodi liikuma hakata. Siit sai siis raam mingi pikkuse peal tehtud, et siit peaks jääma küll ja veel ruumi, et siia nüüd teha nina kinnitus, et jääb ratas liikuma, sest et Audi 200 nina on nii pikk, et see nina jõuab peaaegu siiamaani välja. Et siia ette pärast tuleb sükene korv, mis on eemaldatav polditav, kuhu sisse siis tuleb kütusepaak ja siis ka vahejahutid ja asjad. Et siin on küll ja veel seda asja teha. Aga siis auto on hetkel selliseks saanud. Nüüd järgmise asjana ma tahangi need esiosa kinnitused ära teha, et siis saaks selle kurdi kobakasid küljest ära võtta ja saaks tegelikult üldse püstakut ka küljest ära võtta, et need ei pea siin ees olema. On rohkem ruumi siin kapoti all toimetada. Ja siis on veel seda torutööd siin teha kas just kõvasti, aga mingi ukseristid ja kõik need väiksed lisavidinad ja kerekinnitusi ja siis saab hakata juba järgmisi asju paika panema, edasi ehitama panema. Aga selliseks on see Audi hetkel saanud. Siin see riiul, kus siis Ivo torud on, ehk siis siin see võrreldes teistega hakkab selliseks kaunis tühjaks jääma. Siin on veel mõnede autode jagu ootel. Aga jah, sükene see on ikkagist vana hea rida 5, Lenko kast. Tagasild on hetkel siis riiulis ootab. Ja nüüd kui ta ühtepidi nüüd on hea, kui ta laua peal ole, et siin on oluliselt rohkem ruumi ligi saada ja mingeid asju ehitada teha, et kõik kriitilised punktid peaks paigas olema. Ja hetkel kere on ilusti kõvasti siin küljes kinni, toruraami küljes, et see peaks ka kõik ilusti paigas olema. Ja miks selle Audi maha tõstmisega vähe kiireks läks,
sellepärast, et laua peal on juba järgmine tükk. Üks selline huvitav must asi. Siin on juba, see on nüüd laua peale loodi mõõdetud ja paika pandud, aga siin on juba see sild olemas ja asjad, aga sellest räägime juba järgmine kord, et mis asi see on, miks see siin on ja mis siit tuleb. Aga Ivo autoga hetkel vist nii. Kui on küsimusi, pange kõik küsimused kommentaariumisse. Ja nüüd üritame siin uue aastaga jälle selle töötempo üles saada ja hakata asja edasi tegema. Et saaks hea. Veel, mis ma unustasin rääkida, et see niimetatud topeltraam ehk siis see ülemine osa nagu 7 selgi, siis siit seest hakkab karteri tuulutus ja käiguasti tuulutus läbi jooksma, et see tuulutuspotska läks taha. Siis siin ees sai tehtud niimoodi, et sai väikse paindaga toru tehtud ja pandud peenem toru siia sisse ja siia veetud, et siit alt oleks hea, saaks teha väljalaskmiskoha, et tahes-tahtmata nende raamitorude siis, kus tuulutus läbi jookseb, siia koguneb kondents ja mingit asja. Et siis on ilusti hea, et midagi ei jää ette, midagi ei jää segama. Ja kuna siin ta ei hoia nagu, ei ole nii suurt tugevuse vahet, siis sai neid juba nagu peenemad pandud. Plus oli oluliselt lihtsam seda paika fabritseerida, sest et see neid paindeid ja suundasi, kuidas asi liigub, on siin päris mitu, et oli lihtsam. Ja siis ongi siia vahele sai torud pandud ja seal on väiksed lisatoed ja nii ta kipub minema. Aga kellele meeldib, mis toimunud on, pange kindlasti like ja kui on küsimusi, siis küsige ja kui on ettepanekuid, siis tehke ettepanekuid ja siis nii see elu meil siin traktorikuuris läheb.